Howdy, head sõbrad! See oli oktoobris, kui me Tõnis Niinemetsaga tulime Veskimetsa ratsakeskusesse, et selgitada välja, kumb meist on parem ratsutaja. Tõnis oli parem. Sellest hoolimata ma tunnen, et pärast seda midagi minu sees muutus. Ma sain ühenduse hobustega ja sain ühenduse selle loodusega, mis siin Veskimetsas on. Aga tegelikult, kui me meenutame, siis me ei saanud Tõnisega kokku mitte ainult sellepärast, et lihtsalt ratsutada. Me saime kokku sellepärast, et tema hea sõber Kait Kall pidi ka tulema ja saama üle hirmust, mis tal on hobuste vastu. Viimasel hetkel selgus, et Kait ei saa tulla. Tere, Kait, kaugel oled? Me oleme juba Jüriga riides. Ma olen täna haige, ma ei tule. Et me hetkel tegeleme sinu foobiaga ja me oleme nagu rohkem kui valmis Jüriga. Sa pole meid nii nagu tihketes pükstes varem näinudki. Piret on isegi porgandid kaasa võtnud. Jah. Howdy! Very well, I'm Geri Hallivel. Okei. Iha, vist öeldakse nii. Ma eeldan, et sa pole saanud ühtegi ööd normaalselt magada pärast seda, kui sa said teada, et ikkagi hirm sai sust nii palju võitu, et sa jäid lausa haigeks ööl enne seda, kui sa pidid ratsutama tulema. Noh, ega täna võiks sama öelda, aga nüüd tuleb vaata ennast kokku võtta ja mille pärast need riided siis, et aeg on võib-olla juurte juurde tagasi minna. Absoluutselt, sellepärast, et kauboid olid ikkagi päris mehed, kes ei kartnud mitte midagi. Kui me vaatasime tookord kitsad püksid jalas, kõik on nagu viisakas, aeg on nagu lihtsam olla. Absoluutselt. Mina küll tunnen ennast nagu enese kauboi. Natuke keskealine süldibändi kidramees. Tegelikult nagu näed välja nagu strippar, kellelt võib kõike oodata. Kummaline on ka see, et kui me oleme ikkagi tulnud kauboi jalanõudega, siis Robi on kuidagi selline, sa oled ikkagi nagu popibändi liige. Ma ütlen, et kõik on nagu valesti minu puhul. Te näete kauboid. Kõige rohkem on valesti see, et sul on porgand taskusse antud. Sul on 2 porgandi. Aga, no palju õnne. Miks tulla 1 porgandiga, kui saab 2-ga tulla? Tõesti nii on, et me ei ole pannud kauboiriideid niisama selga. Me oleme pannud sellepärast, et ka tänane ratsutamine ei ole tavapärane. Me ei hakka tegema seda, mida tänapäeval üldse koppelites tehakse. Me hakkame tegema seda, mida tehti 100 aastaid tagasi. Nii tõesti on, et nüüd algab, head sõbrad. Mis? Country Cowboy duell Kaidu ja Robiga. Viimati olin siis hobuse seljas, kui ma hobusega vastu puud sõitsin. Mida? No, hobune lihtsalt kaotas kontrolli, ma ei suutnud teda pidurdada. See oli kindlustusjuhtum, ma eeldan. No, jah. Aga see hobune pärast seda ka inimestega ei taha enam kokku puutuda, nagu sina ei taha hobustega. Tal läheb hästi, tal läheb väga hästi. Temal on kõik hästi. Ma olen vist kogu aeg nagu kartnud seda, et kui sa hobuse tagant lähed mööda, et siis see kabjalöök ja see jõud, mis seal on, selles mõttes invaliid on ja. Kas on vaja siis tegeleda selliste asjadega üldse? Autoga sõidame me ju ka igapäevaselt, ka kõike võib juhtuda. Ma küsiks niimoodi, Kait, kas on vaja siis hobuse selja taga olla? Ei ole mõtet sinna taha ronida, aga ronida otsa ikka ja siis sa ei saa ka peaga lööki. No nii, mehed. Kõva. Sealt sai ka tulla. Tere. Sinu tänaseks partneriks on selline ilus valge ratsu. Tema nimi on Lala. Ta on juba 19-aastane. Noh, täisealine. Paar aastat veel minna, siis saab kasiinosse. Ja vasak jalg. Oota, sorry, et hobune nii, vasak jalg läheb siia ja 3 peale hüppad selga. 1, 2, 3. Üks hobune tegi ka häält, nagu selles mõttes. Ta nagu naeris. Ta naeris selle üle, jah. Selles mõttes, et mõtle, sa ronisid praegu selle hobuse peale ja me oleme ikkagi endiselt sama pikad põhimõtteliselt. Aga kuidas sa tunned ennast praegu? Tegelikult on hästi. Me jätame su üksi siia praegu. No ma loodan, et see hobune lihtsalt liikuma ei hakka. Tema nimi on Anna, tema on natuke noorem. Naerisite küll, aga... Sa arvad, et juba võib anda või? No kuule, väikse tüki, natuke edasi. Natuke. See peabki nii kõrgel olema või? Jah. Mis tähendab, kui jalg peab nii kõrgele tõusma, jah? Anda. Okei, no ma võin... Nii. Oi, kõik on hästi. 3. Oba nii. Natuke hakkas põlv läbi minema. Natuke hakkas värisema põlv, aga miks on niimoodi Kaidu hobune kogu aeg rahulik ja mul hakkas kohe minema kuhugi? No kuule. Tahab mind jälitada. Ei Kait ega hobune ei ole millimeetrigi liigutanud terve selle aja, kui Robi peale võitis. Kristiine, kas sa näed ka, et hobuse peal on praegu inimene, kes on hirmul ja ärevuses? No natuke küll, jah. Natukene ja tegelikult on ka niimoodi, et hobune ju tunnetab seda. Jaa, kahjuks küll. Mis see esimene ülesanne võiks olla enne seda, kui me lähme ikkagi päris kauboide ülesannete juurde? No
me võiksime kõigepealt niimoodi, et me saaksime siin ringiratast sammu kõndida. Mul seltsimees leidis siin, ta tahaks tutvuda selle purgi sisuga. No aga lähme, hops. Natukene harjutada peatusi ja pööramist, et me tunneme, et hobused on meie kontrolli all. Ja mõelge selle peale, et te esitlete seda ilusat looma, kes teie jalge vahel on. Kui puusad hakkavad kohe liikuma, ise tunned nagu oleks tõeline kauboi, aga tõenäoliselt on väga pentsik vaatepilt. Sa võta nüüd hobuse üle kontroll, ta tahab ainult meie juurde tulla. See on nii ilus mees nagu sina, siis kuule, vaata, kes ei tahaks. Kuidagi on elus läinud, tead, just selle näoga naised tahavad minu juurde. Kuule! See näitab, et mul on tõeline kontroll. Kuule! Ma ütlen sulle ausalt, ma vaatasin eemalt. No siin ei ole enam näitlemise raasugi, siin oli ikkagi mures mees. On. Selles mõttes, ega ma ei karda nagu neid kunagi nagu enam edaspidi nagu ka või ma nagu ei ole nagu seda hirmu, ma lihtsalt nagu võib-olla ongi nagu ma ei oska. Ei ole seda oskust, et kontrolli all hoida teda äkki. Mis juhtus, Robi? Nii, lähme. Juba. Anna arvas, et me peaksime vaatama, mis seal kõrval metsas on ja siis ma ei osa midagi teha. Ma mäletan, et meil Tõnisega natuke lihtsam see asi. Praegu ma näen, et kumbki ei ole suutnud hobuse üle kontrolli veel saada. Robil on selles mõttes näha, Robil on läinud kogu keha tööle, ilusasti nagu liigub kaasa selle. Kait, mis sa üritad teha? Kiiremini liikuma saada teda, aga see näeb nilbe välja praegu kõik on ja lähme, palun lähme. No kogu lugu, jah? Igaks juhuks. Ahaa, nüüd on niisugune tunne, et nüüd läheb tõsiseks ja nüüd me paneme ikkagi kiivrid pähe. Ma saan aru, et ta peaks ikkagi kannaga siia suruma, et siis hakkab hobune liikuma, on ju. Aga ta tahab niimoodi teha. Proovi keha rahulik hoida. Davai, lähme. Opa! Ja ongi minek. Kait lihtsalt käib järgi. Lühemat teed pidi. Nendel momentidel, kus hobune hakkab natukene kiiremini liikuma, tasub eriti tähelepanelikult hoida silma peal Kaidu näol. Kõige rohkem ma kardan nagu, kui see nagu, et kui kiirus hakkab kasvama, et see kiirus, millega me liigume Robiga praegu, see ei ole üldse kiire veel. Ei ole. Piinlik on vaadata. See on umbes jalutamise kiirus. Üleni higiseks võtad. Tõsiselt, jah? Sa oled väga selline kange seal peal, niimoodi lase keha natuke lõdvamaks. No nii, ja nüüd pane kõpp. Oh, pane veel. Nii, ja läheb. Hap, trap. Väga hea. Okay. Kõva sooritus või? Ei, no ongi piinli. Tegelikult olen elus ju ikkagi ratsutanud korralikult ka ja teinud isegi koolisõitu ja mingite klippide jaoks kunagi on ja lihtsalt ma ei saa aru, miks ma nüüd hakkama ei saa. Ühesõnaga, head sõbrad, on aeg teha esimene nüüd reaalne ülesanne väljakutse ka. Ma võiks teha sellise ülesande, et nad üritavad tulla sinna nende tünnide juurde ja võtta siis hobuse seljas selle kaabu. Kas hobune võtab selle kaabu või mina pean võtma? Sina. Aga ma olen 4 meetri kõrgusel. Kait, kuidas sul on? Ma arvan, et sa taga õnnelik selle ülesandele. Ei, no ma ei saa lihtsalt hobust liikuma enam. Ma saan aru, ta hakkab juba närviliseks muutuma, kuigi ma ei ole üldse närvis siin peal. Ma lihtsalt tahaks, et ta liiguks, aga noh, ta ei liigu enam. On the road again. Road again. See on päris kaugel see kaabu. Võta. Robi, mis nüüd juhtus? See on midagi põnevat. Võtame selle tünni kaasa parem, mis sa arvad? Ma pean võtma oma salarelva. Anna, kas sa porgandit tahad? Siis anna mulle kaabu. Uskumatu, et hobune suudab sihukest pulli teha. Nii. Ära seda puutu. Ahah, ei, mul siin praegu ei ole midagi. Nüüd ta tahab porgandit. Ma tahaks seda kaabut võtta vabandust. Nii, op, tere. Kaabu mulle, porgand sulle, jah? Tubli! No lõppkokkuvõttes tubli töö. Kauboi Anna raporteerib. Nii, Kait, nüüd on sinu hetk. Ma kujutasin, et see kõik näeb palju glamuursem välja. Ma kardan, et kui ma käe sinna panen, siis ta hammustab. No jah, et lõpuks juhtub sama asi, mis Robiga. Nüüd sööb hobune mütsi ära, nagu öeldakse, klassik. Noh, nagu naksti ju. No sellega ei ole probleem, et liigutada ei jõua, lihtsalt hobune ei tööta. Nii, aga kui sa nüüd natuke annaksid nagu kannaga vaata. No, ma proovin. Ei, sa ju ei proovi, sa ju hüppad. Ei, no selles mõttes ma väga surun. Suru nagu ettepoole. Väga hea. Pane. Jälle tunni juures tagasi. Me kindlasti ei jäta pooleli võistlust, sellepärast et võistlusi ei jäeta pooleli, eriti veel, kui tegemist on kauboidega. Nad teevad ikkagi alati oma tööd lõpuni. Proovime nüüd niimoodi, et värava avamist teha. Ehk siis hobuse seljast peab saama selle nööri kätte, avama värama, minema väravast välja ja panema värava kinni. Ja mis hetkel me maha tuleme sealt? Kus kohast maha? Nagu hobuse seljast, et? Ei, see hobuse seljast ei tulegi maha. Okei. Sa teed seda kõike hobuse peal. Okei. Anna, meil on jälle missioon. Töötame. Siin on see värav ees. Me peame ringi tegema. Nii. Hops. Tagurdame natuke. Ta panen nii lähedal. Anna, aita natuke kaasa. Nii. Meil on niimoodi, et ma ei tohi seda köitu maha visata. Freedom. Paneme kinni ka. Mul saab köis otsa varsti. Lähme siia tagasi. Tubli.
nüüd läks natukene käsi tagurpidi. Ja siia ta läks. Kuule, aga ongi kõik. Ja Kait on nüüd pikalt oodanud seal, et saaks tõestada, et temagi on tegelikult kauboi verd. Minu arust esimene edusamm on juba tehtud, hobune on saadud liikuma. Nii, hämmastav hobuse kontroll, võiks isegi öelda, et parem kui Robil. Ma ei taha minna sinna kõige. Ta ei saa aru, mis ta tegema peab. Mine sinna. Ja kandadega, ei midagi. Ja nüüd see juhtubki. Pärast, sa viskasid kohe maha ära, et sa ei hakanud pikalt nagu. Sul oli vaja välja pääseda. Jah, mul oli vaja lihtsalt, et ma ei oska hobusega kindlasti tagurdada. Kait lihtsalt tahtis põgeneda. Viimane kolmas olulisem ülesanne. Ma pargin seal, kus saab. On siis seotud otse loomulikult lassoga. Muidugi. Ega siis seda lassot ma niisama ei ole õlal kandnud terve selle aja. Prooviks nüüd niimoodi, et seisame mingi paar meetrit sellest tünnist eemal ja hobuse seljas proovime lassoga visata ümber tünni. Nii lihtne ongi, lihtsalt võtad lasso ja viskad ümber tünni. Ma vaatan nagu Robi sind praegu seda kostüümi ja kõike, sealt vist lasso ongi veel puudu. Selle tünni suunas saame selle nööri või lasso. Siis on juba pool võitu. Ja siis lähed, on ju? Ja siis paned säraki! Ja ei, see ei käi nii. Kui sa karjusid praegu, et see loomal käis jõnks läbi, päriselt ta vappus. Jah. On ju? Ja natuke küljega olen sellepärast, et Nii, oota. Robi, kuidas läheb? Ma ei saa lasso. Nii, mul on ainus, mille ma lasso kinni pean, on iseennast. See peaks midagi tegema, jah? Nii. Aba! Okei, lähme natuke lähemale. Kui see läheb keha vastu, siis hobune nagu kardab. See ju ei paindu mitte kuidagi. Ei olegi võimalik. Ühesõnaga, ma saan aru, et sinagi annad jälle alla, jah? Vist jah. Kait, kuidas sul on? No proovime. Ja arvestad, nii. Ja nüüd on juba relv on kätte võetud. Viimases hädas. Viimases hädas. Nii, siin see lasso on. Tervist. Seda ma oskan. Kumma tünni juurde lähed üldse? Seda otsustab keegi teine praegu. Praegu on õige hetk minu meelest. Kait see ära teha, see vise ära teha ruttu. Tehtud. Aga peaaegu ma ütleks niimoodi, et sina said selle ülesandega näha, et tünn on kinni. Et kui sa nüüd järgmine kord nüüd tuleksid, võtaksid sellest köiest kinni, siis oleks ju asi tehtud. Ühesõnaga, head sõbrad, see päev on läinud paremini, kui keegi oleks võinud loota. Kui me tulime, me olime täis lootust. Oligi, algus algas ka väga, nagu juba said ringi sõita ja niimoodi. Nüüd 2 tundi hiljem ma ei saa teda üldse peaaegu liikuma. No Robi samal ajal, nagu justkui juba naudib, eks ole, narrib kaamerameest. Ei, no tule, mis on nii kaugel läheb? Nii, juhendaja, mis sina ütled, et mida võiks Kait nagu teistmoodi teinekord teha või kas sa üldse soovitad tal kunagi enam hobuse selga minna? Ja ei kindlasti soovitan, et selles mõttes natuke rohkem lihtsalt julgust ja see on täiesti harjutamise asi, et kõik ei peagi esimese korraga kohe ideaalselt tulema. Natuke ja ideaalist puudu. Teil on niimoodi, et Tõnisega koos lähete taas kord suurtele lavadele stand-upi tegema, et kas see hobuse teema on midagi, mida sa võtad endale sinna lavale kaasa? No muidugi nüüd ma pean minema sinna täna õhtul ka, nagu Tõnisega pean nagu tunnistama, et ta on parem ja andekam. Selles mõttes, no ta ei hakka ette heitma, lihtsalt ma heidan endale ette praegu seda. Kõige raskem ongi ise peeglisse. Ja ise peeglisse vaadata, et näed, panime siin, et vesterni riided selga ja mõtlesid, et oled kõva mees, aga tegelikult ei ole. Nii et tulge parem saali vaatama siis, et seal ma olen nagu natukene parem. Tegele sellega, mida oskad. Ja see ongi võib-olla see ilus mõte, mida võtta siit hobuste keskelt kaasa, et tegeleme sellega, mida me oskame.